tere! Seda videot ilmselt on väga paljud oodanud. Igal juhul on seda videot minult juba päris ammu küsitud. Ja see video, mida ma siis täna loon teile või sulle, on siis seotud sellega, kuidas järjest rohkem selles müras, mis meie ümber on, kuidas luua selles rahu ja vaikust enda sees, et ei oleks nii palju käivitumist ehk reaktsioone sellele välisele, et ei oleks nii palju hirmu ja paanikat sellest, mis kuskil räägitakse või kuskil tundub olevat, aga mis ei ole siin. Väga palju on küsitud seda, et on keerulised ajad inimestel seoses rahaga ja toiduga ja mida üldse süüa, sest et see toiduvalik poes on läinud, tahaks öelda, et kaootiliseks. Ja ma tõstan selle siis kõrvale korraks. Kõik see, mis ma eelnevalt rääkisin. Et üks väga oluline asi, mida sa võib-olla peaksid teadma, on see, et kõik need emotsioonid ja tunded, need reaktsioonid, need kõik on sinu enda sees. Need välised asjad lihtsalt aktiveerivad sinus need allasurutud tunded. Ja asi ei ole üldse nendes välistes asjades, on ju? See tundub meelele võib-olla selline mitte vastuvõetav. Tahaks vastu vaielda, aga tema tegi, tema ütles, aga seal on ju sõda ja öeldakse, et nüüd siia tuleb sõda ja poes hinnad tõusevad. Ja kui ma söön seda sööki, siis ma hakkan tundma nii. Ka mina mõtlesin seda varem nii. Aga kui sa oled minu lehe jälgija olnud, siis sa võib-olla tead, et aasta alguses ma otsustasin, et ma lõpetan traumade tervendamise enda sees. Ja me ei ole tegelikult oma klientidel ka sellisel kujul enam teinud seda. Ja ma sain aru lihtsalt, et mul ei ole vaja kaevata, mul ei ole vaja käia tervendamas enda traumasid, enda lapsepõlve haavasid, et tervendada ära oma suguvõsa mustrid, ei ole vaja käia enam eelmistes eludes ja kehastustes ja seal teha mingisuguseid korrektuure. Ja see oli nii vabastav. Ja miks see oli vabastav? Sest et ma sain ühel hetkel aru, et see on lõputu, et kuna see siis otsa saab, sest et lihtsalt seda kõike hakkas järjest rohkem üles tulema ja ma tundsin, et mul ei olegi võimalik nagu olla lõõgastunud, lõdvestunud ja päriselt elada oma elu nagu lihtsalt rahus, nautides seda, mis mul on, tehes seda, mis mulle meeldib, tehes seda, mida ma tahan. See lihtsalt oli nii lõputu kõik, mis üles tuli ja ma ei teadvustanud seda endale, et ma saan selle kinni panna. Aga ühel hetkel, kui oli lihtsalt nii kõrimaani, siis ma ütlesin stopp. Ja siis hakkas minu reaalsus muutuma, sellepärast et minu reaalsusesse tuli üks meistriklass, mis viis teiseni ja kolmandani ja ma sain aru, et kui kerge ja kui lihtne on tegelikult elada siin selles inimese kogemuses. Ja ma püüan sulle nüüd edasi anda natukene seda, et kuidas siis luua seda rahu ja vaikust ja nautida päriselt seda olemist. Et seal on tegelikult kaks asja, mida ma praegu saan sulle öelda, et üks on see, et sul on vaja lihtsalt tunda enda sees olev tunne lõpuni, päriselt lõpuni, et sa tunned, et nüüd on kõik, et enam ei ole seda tunnet. Ja teine asi on see, et sul on vaja märgata, mida su meel räägib. Väga lihtsad asjad, aga
inimesena, kui sa oled kõige selle müra sees, siis see tunduvad nii väga tõesed. Et kui sa koged hirmu, siis see hirm on nii tõene ja sa usudki seda, et sa võid ära surra. Aga see tegelikult ka nii on. Et kui sa ütled endale stopp ja nagu sead kahtluse alla selle, mis sinu meel räägib, siis sa võid avastada, et see tihti nagu ei olegi tegelikult mitte midagi, see on lihtsalt oletus, mis tulevikus võiks juhtuda. Lihtsalt võib-olla oletus selle põhjal, mis minevikus on olnud või siis keegi on sulle rääkinud või sinu ema või vanaema näiteks on rääkinud sõjast ja nii edasi, on ju. Aga seda ei ole ju praegu siin, siis miks sa pead elama selles minevikus, kui sa oled siin ja praegu? Ja sa võid täitsa selles videos hetkel kaasa teha see, et sa võid kas silmad kinni panna, et sa oled siin ja praegu või siis istud tooli peal ja oma kodus ja sa vaatad enda ümber, kas see on kõik sinu ümber see kaos, mida sinu meel sulle räägib. Seda ei ole ju. Jah, ja sa võid hakata lugusid rahast rääkima ja samamoodi rahaga seoses. See on lihtsalt jällegi mingisugune meelelugu, meelehirm ja seal on need alla surutud, kokku pakitud emotsioonid. Ja ma tunnen, et ma ei taha mitte midagi rohkem tõestada sulle, vaid et kui sa lihtsalt päriselt ühel hetkel otsustad, et okei, ma proovin siis seda, et ma kogen need tunded lõpuni, siis vaata, mis sinuga toimuma hakkab. Sa võid avastada, et esiteks hästi palju asju, mida sa ei arvanud, et on sinu tunne, sa saad selle lõpuni kogeda. Päriselt istud, hingad ja see lihtsalt lahustub. Ja sellesse teemasse, mida su meel räägib, sellesse võib täitsa sügavuti sisse minna. Ja seda siin videos ma ei tee, see ei ole üldse oluline hetkel. Aga lihtsalt need kaks sama koodi, et sul on vaja lihtsalt teada, märgata, mida su meel räägib ja mis tunne sinu sees on. Ja võib-olla ma annan sulle kolmanda asja ka veel. Vaata, mida sa vaatad ja kuula, mida sa kuulad. Kas sa tegelikult ka tahad seda vaadata ja kuulata või? Sa võid ühel hetkel aru saada sellest, et sinu meel otsib, et kui sa koged hirmu, siis sa tahadki seda kuulata, need sõjauudised, siis kui sul on hirm, kuidas rahaliselt hakkama saada, sa hakkad otsima meeletult seda, kus saaks ainult soodukaid. Sa võid neid teha, ei ole üldse küsimustki, aga kui sa ühel hetkel saad aru sellest, et seda hirmu ei ole enam, ja seda meeleprojektsiooni ei ole enam, et ta sind sunnib jooksma, põgenema millegi eest, mida sa arvad endale tulevat, siis sa saad lihtsalt istuda ja lõõgastuda. Ja kui sa istud ja lõõgastud, siis sa koged hoopis elu positiivsemat poolt, kui nii võib öelda. Ütleme nii, et sa hakkad seda elu ilu ja võlu märkama ja seda elu maagiat. Sa hakkad märkama väikseid detaile, millest rõõmu tunda. Ja see ongi see, mida sul on vaja näha. Sellepärast, et sel hetkel, kui sa oled keskendunud mingisugustesse hirmusügavustesse, sa ei näe enda ümber ilu. Sa ei näe enda ümber seda maagiat, mis tegelikult on. Praegu on kevad. Just lõpetasid sirelid õitsemise. See lõhn ja see maagia, ma jalutan koeraga väljas, siis ma lihtsalt käisin põõsast põõsasse ja nautisin seda lõhna. Mul ei olnud vaja murda seda oksa, et endale tuppa vaasi tuua, sest ma tean, et ta lihtsalt närtsib ära. Aga ma lihtsalt nautisin seda ja kuigi see sirelipõõsas oli teisest tänava otsas, siis ma juba tundsin seda lõhna nii kaugelt ära ja see nii rõõmustas mind. Ja kuldnokad laulavad. Ja isegi Tartu kesklinnas ma põhimõtteliselt kuulsin lõokest, peaaegu kesklinnas on ju.
et kui imeline see on ju. Ja kui sa hakkad nägema neid väikseid detaile, mis sind rõõmustavad, siis sa tood fookuse ära sellelt hirmult, mis ei ole isegi tõene. Ja see on see, kuidas sa saad endasse rohkem rahu luua, rohkem rõõmu luua. Ja noh, samamoodi see, et sa lihtsalt päriselt lased sellel tundel enda sees lõpuni vibreerida. Ühesõnaga mõtlen nii, et sa lased lihtsalt seda tunnet enda sees kogeda, mis läheb lõpuni, ka need toredad, rõõmsad tunded. Ja siis sa võid märgata, et sinus on ühel hetkel palju rohkem rahu. Sa oled palju õnnelikum. Sa ei lähe toitu ostma emotsiooni pealt, et sa õgid ennast täis mingisugust kräppi, mis pärast on halb olla ja siis on enesehinnangud, et miks ma sõin seda ja nii edasi ja kehakaal tõuseb. Sa oled rahus, siis sa sööd seda, mis päriselt sind toidab, mida sa tunned, et sa tahad süüa. Ja kui sa oled rahus, siis sa ei jookse ju paanikasse, et mul on seda leiba, saia, vorsti vaja ja selle hind on jälle, piima hind on kõrgem ja võib-olla sa lähed valid hoopis mingisugused köögiviljad ja küpsetad need ära ja see on nii maitsev. Ja mis seal hind on? Kui me läheme korraks sellesse maisesse mastaapi rohkem, kui sa need hinnad, siis sa näed, et sul ei kulugi raha nii palju enam. On ju? Lihtne ju. Ja ma tean, et selle video peale lähevad kindlasti väga paljude meeled nagu plõksima, tahaks vastu vaielda, tahaks öelda, aga ma pean ju liha sööma. Aga sa võidki liha süüa, kes sul keelab? Sa võid süüa täpselt seda, mida sina soovid. Sa võid täpselt teha seda, mida sina soovid, aga kas sa tunned päriselt ennast siis hästi niimoodi, et sa tunned, et sa oled lõõgastunud või sa tunned seda, et sa lähed, ostad endale jälle ühe purksi, ütleme, noored inimesed teevad seda, võib-olla vanemad ei tee, on ju. Sa lähed, ostad endale mingisuguse asja, kus sa täidad oma emotsiooni ära ja siis korraks on hea ja siis on jälle halb. See ei ole see, et kui sa hakkad kogema seda võlumaailma, mis tegelikult sinu sees on, kõik tunded sa lood ise. Mitte ükski väline asi ei loo sulle tunnet, kui sina oled neutraalne nende suhtes. Ehk seda polegi vaja. Sedagi polegi vaja tõestada ja öelda ja rääkida. Sul on vaja seda kogeda. Ma vaatan, kas kõiksusest on mingisugune sõnum siia tuua. Inimesed, ärge olge harakad. Te kõik ei pea jooksma selles suunas, mis blingib. Blinkimine toimub sinu sees, kui märkad seda inimesena. Selline sõnum siis. Ja mul ei olegi sulle mitte midagi rohkem öelda. Ja sellesse rõõmsasse olekusse, kus sa tunned, et elu ongi lihtne, kõik, sa saad aru sellest, et kõik algab sinust, mitte sellest, mis väljaspool sind on. Ja päriselt oled valmis nagu sellele peale vaatama, sa tunned huvi, et mis see siis on, kes mina olen, kus see kõik alguse saab ja mis on see, mida mina luua saan. Ja mis on see, millesse ma usun. Kui sa seda teed lähed, siis mõne aja pärast sa võid kogeda seda, et midagi su elus on muutunud. Midagi su elus on muutunud selliselt, et sa ei reageeri enam. Sa ei anna võib-olla nii palju hinnanguid. Sa ei usu enam seda, mida su meel räägib. Sa kuulad oma tunnet enda sees. Sa märkad ennast. Su fookus on rohkem endal, mitte sellel välisel. Sa saad aru, kuidas sa toimid. Saad aru, mida sa sööd. Sa saad aru, kuidas sa ennast tunda tahad.
ja sa saad aru, kuidas sa oled endana rahus. ja millegipärast tuleb siia ka see, et sinu unenäod võivad muutuda. Sinu unenäod või sinu rännakud unes kasvavad piiritutesse või piiritusse ruumi. ja tead, mis siis toimub või? Kui sa oled avardunud, siis sa oled rohkem lõdvestunud, võib-olla päris lõdvestunud. ja see ongi see rahuallikas sinu sees. sa ei hoia enda keha pinges, sa ei hoia ennast pinges oma mõtetega. sa ei hoia pinges ennast enda uskumustega. Mis sa arvad, kui imeline see on siis? Ja kui sa annad hinnanguid ka sellele, et mis maagia juttu sa räägid, mis imede juttu sa räägid, siin elu on tõsine ja elu on raske, siis sa võid ka seda uskuda. Sa ei pea kogema seda kergust ja rõõmu, kui see on sinu otsus ja valik. Aga kui sa oled päriselt valmis lahti laskma sellest loost, kelleks sa ennast pead, kellena sa ennast näed või kellena sa ennast näidata tahad teistele, siis su elu võib muutuda. Nii et armas, mis siis, kui sa lased nüüd oma elul muutuda, kui sa julged või vähemalt proovida, teadmata, kuidas see käib või mis see on. Lihtsalt otsusta. Ja rohkem ma ei ütlegi sulle midagi. Soovin sulle ilusat päeva.